Tere õhtust! Eile oli esimene advent, algas jõuluootuste aeg, lumi tuli maha, raamatukogus algab raamatunädal ja meil algab Aafrika õhtu trummidega ja ma palun lavale Kristjan Jõemägi ja Janek Sambergi. Kuulame ja küll selle muusikasaatega Henrik jõuab kohale.
tore on tulla läbi tuisu Aafrika trummipõrinasse. Tõmbame siit mingi asja siia. Ja kõigepealt paneme selle Sudaani teemal käima ühe video, kui saab, siis oleks see väga hea. Ja sellega on nüüd selline lugu, et selle video autoriks on minu poeg, sest me käisime Sudaanis temaga koos ja sellel videol on võib-olla see hea, need on need pildid, aga kusagil on veel ka see video seal selle pulga peal. Et nad on seal siis muud ei ole seal midagi või? Okei, siis on mul siis laseme need pildid minema. Siis ikkagi mul on seal kuskil teises läpakas see video, et vaatame, kui aega jääb, siis vaatame, aga praegu läheme siis piltidega Sudaani. Ja siin on siis enam-vähem see, mis selle tulega natukene hämaramaks saaks, oleks hea. Et midagi Sudaanile iseloomulikku 3 asja on tohutult püramiide, rohkem muide kui Egiptuses on neid Sudaanis. Ja paljud on veel läbi uurimata, nii et me isegi sattusime näiteks ühele maa-alusele leiukohale, kus arheoloogid olid parajasti tööl ja kus oli kõik alles avastamata. Et selliseid on seal veel palju. Ja teine on niisugune tunnus on muidugi see kõrb, maailma suurim Sahara kõrb, kus Sudaan siis asub ja 3. siis eesel on tähtis tegelane seal all paremal nurgas, see valge eesel. Et see kõik on midagi Sudaanile väga iseloomulikku ja siis kujutage ette veel palavust umbes kuskil üle 30 kraadi. Igal pool on liiv on kõrvades, silmades, hammaste vahel krigisemas. Et niisugune kuiv kuumus. Et see ongi Sudaan ja siis pidev araabiakeelne jutukõla, mida te kuulete seal igal pool. Sudaan on selles mõttes uus paik nagu ka ränduritele, et sinna hulk aega ei pääsenud. Neil oli ameeriklastega kanakitkuda, neid süüdistati seal Al-Qaida toetamises ja sinna üldse ei pääsenud. Nüüd mõni aasta tagasi hakkas pääsema, aga samas ju oli Sudaanis kodusõda väga verine. Ja näiteks nüüd see punane ring, mille me läbi sõitsime seal natuke rohkem kui 2 nädalaga, see ongi üks väheseid marsruute, mida Sudaanis saab niimoodi teha, et su elu ohus ei ole. Iseenesest võib-olla seal Khartoumist pealinnast lõuna pool on võib-olla väga põnevaid kohti, kuhu ma väga hea meelega oleks läinud, aga seda loetakse juba nii ohtlikuks, et keegi ei julge valgete inimestega sinna minna. Kui nüüd vaadata seal all paremal on üks Etioopia, Etiopias on käidud ja Etiopiast on siin õhtutel ka juttu olnud, et see on nagu suhteliselt käidav maa, aga kui sa lähed Etiopiast nüüd nagu lääne poole, siis sa satud juba väga ohtlikutesse
Sudaani piirkondadesse ja siis veel lõuna pool on see Lõuna-Sudaan, mis on äärmiselt põnev, tohutult huvitava loodusega, hästi huvitavate rahvaste ja hõimudega, aga seal käib praegu vere laskmine tänase päevani välja ja lõppu ei paista. Nii et kahjuks ei ole võimalik mujale minna, aga isegi see ring on suhteliselt nagu uus võimalus ränduri jaoks praegusel ajal ja kes teab, kui kaua see võimalus siis on, aga jah, hakkasime sealt Khartoumist pealinnast pihta ja sõitsime siis põhja sinna, mitte päris Egiptuse piirini, aga muide väga vana Egiptuse ja Nuubia piirini, just selle koha peal see seal üleval Sabahi kandis, Solebi kandis oli vanasti sajandeid Egiptuse ja Nuubia piir. Ja üldse see Sudaan on ajalooline Nuubia tegelikult. Ja Nuubia kõrb ja Nuubia kuningriigid, et see ajalooliselt on olnud palju vanem nimi kui Sudaan. Ja sealt me siis tulime nagu tagasi siia lõuna poole ja see tee oli tüüpiliselt niisugune. Ehk siis teed ei olnud, ehk siis lased silmalt üle kõrbe ja looda, et väga suuri auke ees ei ole ja niimoodi seal see sõitmine käib. Ja minu kogemuse järgi Mongoolia aasta varem, eks sealgi olid ju need teed sisuliselt kõik sellised. Ja tolmu palju muidugi ja põrutab ka väga hästi. Ja siis teine võimalus on siis praamiga sõita, sest selles mõttes on nüüd Sudaan ehk Nuubia ja Egiptus nagu ühte aheldatud geograafiliselt ja ajalooliselt, et neid mõlemaid läbib Niiluse jõgi. Ja Niiluselt üle saamine praegusel ajal on täpselt nii nagu vanasti, sildu praktiliselt ei ole. Ja käiakse selliste praamidega, pisikeste praamidega üle, et hästi tavaline, väga tihti tuli seda niimoodi ületada. Ja siis seal Niiluse ääres on natuke teistmoodi, kui seal nüüd veest eemal, et seal on ka sellised, miks mul selline pruudiloor siin näos on, et seal on niisugused imelikud kihulase moodi putukad, neid on hullult palju, nii et nad muide erinevalt meie teatud kihulase liikidest verd ei taha, aga sellest on neid väga palju ja nad ummistavad su kõrvad, silmad, nina lihtsalt täis ja siis see võrk natukene nagu päästab ja see on muidugi sellega seotud, et seal on niiskust. Ja siis teine liikumisviis siis kaamelitega, Mongoolias sai just sõidetud nende 2 küürkaamelitega, nüüd oli huvitav võrrelda, et mis vahe siis on selle 1 küürkaameliga võrreldes. Üks naljakas asi oli küll see, et 2 küürkaamelil sai ju mõnusasti istuda 2 küüru vahel ja siis toetada nagu patjade vahele sinna ennast. Aga sellel 1 küürkaameril naljakas küll keeratakse see küür rulli ja siis istutakse sinna küüru otsa tegelikult. Et seal on sadul rulli keeratud küüru peal ja siis niimoodi siis sõidetakse. Aga muidu samamoodi see kaameliga tõusmine ja kaameli laskumine, need on sellised asjad, et kui sa väga hästi teemat ei valda, siis võid käkkas kaela sealt alla lennata. Aga kui ta juba õõtsudes läheb, siis on kõik väga hästi ja ikka vana kõrbelaev, Sahara vanim liikumisviis ja siin
selle isandaga me siis nagu sõitsime, raablane selline, päris palju raha tahtis ausalt öeldes, et aga ega mul kahju ka ei olnud. Ja siis oli seal veel niisugused võimalused, et telkisime seal Sahara kõrbeliival. Ja see oli ka päris huvitav selles mõttes, et erinevalt muudest kogemustest oli seal nii vägev tuul, et noh, telk tahtis siin nagu kaasa võtta ja nagu õhku vedada, et see oli täitsa huvitav. Ja kui sa lõpuks ta kuidagi sinna maapinnale said kinnitatud, siis oli muidugi see, et õhtul enne päikseloojangut veel oli hullult palav ja siis öösel tõmbas aina külmemaks, noh, kuu oli veebruar ja vastu hommikut oli ikka 0 lähedal, et kogu aeg pidid nagu riided juurde laduma endale seal pikutades. Aga niimoodi on seal võimalik jah, küll ka ööbida. Aga siis niisugune klassikaline Nubia öömaja, ma arvan, ka sajandeid tagasi nägi umbes niisugune välja ja sellistes me ka ööbisime. Ja noh, täpselt niisugused nad on ümbritsetud niisuguse kõrge savimüüriga ja valgeks värvitud ja värav on siis niimoodi kaunistatud ja värava mõlemal pool servas on krokodilli pead, et see nagu pidi olema selline noh, vägevuse ja jõu märk, aga mingis mõttes siis nagu kaitsevad seda rändurit. No teistpidi me küll teame, et Niiluse krokodill on noh, seal jões ju nagu, et teda nagu ei tohigi üldse küttida, aga noh, mis need Nubia mehed ei arva sellest midagi. Et nii on kombeks olnud ja nii ta siis ka on praegu. Ja kummaline on see, et see Sudaani poliitikast ma täna ei jõua üldse rääkida, see on ka igavene kummaline ja põnev, aga seal on muidugi korruptsioon ja sellised asjad lokkamas ja rahvas nimetab neid tipp-poliitikuid kõiki krokodillideks. See on päris hea väljend, et noh, aplad ja niisugused kasuahned tüübid, et ka inimesed neist palju ei arva. Väga hästi elavad need poliitikud, suplevad rahas. Aga niimoodi see seal kuidagi on püsinud, see Sudaan ja noh, igasugust jama on seal, aga mingis mõttes on ta siiski suutnud just see põhjapoolne osa püsida üsna stabiilsena. Ja siis see öömaja ise on ka niisugune vahva, nagu ma arvan, sajand tagasi võis olla, et hästi spartalik. Aknal on puust luugid ees, aga puust luukide taga ei ole mitte midagi. Et klaas ega midagi ei ole. Igasugused sätikad, putukad pääsevad hästi sisse ja põrand on niisugune savipõrand ja siis pesemisvõimalused meenutasid mulle lapsepõlve Aruküla sauna, aga natukene viletsamad, et ühesõnaga, et see toru on nagu petlik. Sealt mitte mingit vett ei tulnud. Aga võib-olla mingitel parematel päevadel siis nagu tuli, et ma püüdsin seal ühega vestelda, ta rääkis araabia keeles, mina rääkisin eesti keeles. Ma sain ta jutust ikka niimoodi aru, et mõnikord isegi on vesi olemas. Aga üldiselt on seal tünni sees siis vesi ja siis võtad sealt selle ämbriga ja valad endale pähe. Et noh, täitsa minu meelest selles mõttes autentne värk, et ei erinenud millegi poolest kohalike rändurite öömajast, need meie öömajad, aga me olime väga tihti olime sellistes, nendes kõrvalistes paikades, aga mõne koha peal olid veel sellises kohas, selles vanaaegses klassikalises Nubia öömajas oli just siis, kui pimedaks läks,
oli hästi kuidagi niisugune hää tunne, et õhk läheb ju siis nagu mahedaks, kuumus kaob ära ja siis see valgus üleval on täis taevas, täitsa umbes nagu mingi Araabia loo sisse oled nagu sattunud, just see valgus ja need hoonete välimus ja kõik on väga traditsiooniline. Aga siis niisugune muistsete aegade aadlike öömajad olid siis sellised, seal on siis just see puuuks, mis on võib-olla sajandite vanune, hästi jämedatest plankudest, värav on tohutute kaunistustega ja ühes sellises me olime ja see nägi ka seest väga selline aadlile vääriline välja, et see oli päris niisugune, et niisuguseid jõukurite öömajasid on ka, aga neid on äärmiselt vähe. Ja siin on üks tähtis tegevus, mis toimub kõrbes. Ja te peaksite nüüd mõistatama, mida see kohalik mees teeb. Ja see on üks variant, et ta palub, sest korraliku muhamedlasega ta peab 5 korda päevas palvetama Mekka poole, aga teine variant on veel. Ta laseb vett. Ja kui ta selles asendis on, siis on täiesti võimatu aru saada, et kumba ta teeb. Et ma olen muudes kõrbetes vaadanud, et iga kontinendi kõrbetes on meeste pissimisel erinev stiil. Et näiteks Karakumis, ma mäletan, seal oli nagu käis kükakil meestel see asi. Aga muidugi teema on tõsine, sest nii sile maa ja ühtegi põõsast ei ole ja kuidagi tuleb teema lahendada. Aga üldiselt oli seal nüüd Sudaanis oli nagu 2 varianti, üks oli siis selline ja teine oli siis selline, viisakast kaugusest poeg mind pildistas, et ühesõnaga ühele põlvele laskudes. Ja nii see käib. Kõrb, mis sa teed. Ja siis nüüd võib-olla sellest loodusest, millega me seal kokku puutusime, see oli esimesel hommikul, kui me jõudsime sinna Khartoumi linna ja hommikul ärkasime, siis oli selline valgus seal linna kohal. Ja päike oleks pidanud ammu kõrgel olema, mitte mingit päikest ei olnud. Sükene kollakas maailma lõpuvalgus ja loomulikult tähendas see seda, et parajasti on liivatorm ja mitte, et see liiv nüüd sulle nii väga näkku lööks, vaid ta on kuskil seal üleval, nii et ta varjab päikese ära ja taeva. Et see on midagi väga iseloomulikku. Mäletame, et ju ühel aastal tuli isegi meile siia Euroopasse välja see Sahara liiv, et ta tõesti vahel läheb meeletult kaugele, algul tõuseb hästi kõrgele ja siis rändab kuskile kaugele, siis tuleb kuskil maa. Et see oli midagi huvitavat ja see on üldse üks tähendusrikas koht siin praegu, mida ma pildistasin, sest siin on nüüd paremal pool on sinine niilus ja vasakul pool on valge niilus. Sinine niilus tuleb Etioopiast ja valge niilus tuleb sealt kusagilt, ütleme, lõpude lõpuks, kus ta seal on, Keenia ja mis kandid need seal on, need ülemjooksud. Aga siin Khartoumi linnas need 2
aru saavad kokku ja siis algab see suur niilus, see päris niilus just selle koha peal pihta. Ja üldse, see Sahara kõrbs on ikka võimas värk. Et pindalalt on ta täiesti võrreldav Euroopa pindalaga. Mina olen käinud seal kõige läänepoolsemas otsas, seal kuskil Maroko ja Lääne-Sahara kandis ja siis muidugi seal idapoolsemas servas ka, aga seal keskel ma ei ole kunagi käinud ja minu jaoks on nad ikkagi niisugused müstilised paigad. Ma ei mõtle mitte Liibüat ega Egiptust, vaid näiteks Alžeeriat, suur osa Alžeeriast või siis näiteks Mauritaania ja Nigeri põhjaosa, Tšaadi põhjaosa. Kõik on väga raskesti ligipääsetavad ja põnevad kandid, millest me väga vähe teame tänase päevani. Aga teame ka ju seda, et see kõrb tekkis siia ajalooliselt suhteliselt hiljuti. Ja kuskil vähem kui 10 000 aastat tagasi oli enamik sellest kõrbest hoopiski savannid ja rohtlad. Ja siis veel miljoneid aastaid tagasi olid siin troopilised metsad. Ja nendest troopilistest metsadest on seal kõrbes jälgi. Siin on siis ka kivistunud tüved, miljonite aasta vanused. Neid ma olen näinud küll näiteks Arizonas, Aafrikas vist ei ole mujal näinud. Nad on põnevad, sest nad on ju niimoodi, et need puidurakud on hävinud, aga puidurakkude sees olevad ränniosakesed on säilitanud selle puidurakkude kuju. Ja sellepärast sa võid siin näiteks ka aastarõngaid rahulikult lugeda, et kui vanad need puud on. Ja huvitav ju küll, et nii sileda servaga, nagu oleks mingi uskvarnaga saetud. Aga see on looduslik. Et see oli huvitav, aga muidu ühesõnaga elu on siin olnud väga palju aastaid. Mõnikord on see kõrb olnud seal ka varem, miljoneid aastaid tagasi. Aga viimati oli ta roheline siis kuskil, ütleme 7-8 tuhat, 6 tuhat aastat tagasi. Ja praegu on ta siis niisugune, näiteks see on nüüd veel ikka niisugune helgem osa sellest kõrbest, siin on ju mingid viljad, selle nimi on mürgiarbuus, mis tähendab siis seda, et tal on, kui nüüd ta niimoodi ära lammutada, siis ta näeb niisugune välja, et inimesele see viljaliha ei ole söödav, aga sellepärast on ta nimi mürgiarbuus, aga loomad näiteks söövad seda. Ja need seemned on inimesele söödavad, nendest tehakse mingite trikkidega mingisugust supimoodi asja. Aga see on üks niisugune silmatorkav taimeid, on seal hullult palju, muidugi erinevaid taimi selle hiigelsuure Euroopa suuruse maa-ala peale, kuigi enamik kõrbest on absoluutselt roheluseta ja taimedeta ja seda tegelast olen ma ka kohanud Saharas varem. Üks süsiklane, kes on niisugune, ütleme, lihatoiduline putukas ja kuidagi moodi ta siin ellu jääb ja hakkama saab vähese vee ja vähese toiduga. Kui õige tüüpilisem pisikene loomakene, kes seal on. Ja siis muidugi veel selle tänapäeva Sudaani kohta, et ta on siis šariaadi riik. Ma ei olnud varem olnud nii rangesust šariaadi riigis, islami maades erinevate rangusega olin olnud, aga Sudaan on ikka tõsisem, et neil on ikkagi, ütleme, see näiteks mitmetes maades, ma just praegu tulin Bornealt, seal on näiteks ka islam,
aga see on siis nii, et ikkagi on nagu Malaisia põhiseadus on esikohal ja siis on šariaat on nagu järgmine niisugune seadus, et andja ja tegija, aga siin kehtivad kõik šariaadi reeglid, mis tähendab ka siis seda, et näiteks tänapäevani on teatud karistus piitsahoobid, siis 10 või 20 või ja nii edasi. Ja igasugused muud niisugused iidsed karistamisviisid. Ja teistpidi, see šariaadi riigis on huvitav elada, sest seal on nagu kuidagi, võiks öelda, et kord on majas. Tähendab, ei ole mingit väga palju mingit politseid või midagi näha, aga inimesed on hästi sellised rahumeelsed ja kriminaalsus on väga madalal tasemel. No kes see ikka ennast siis piitsutada tahab lasta. Ja mind näiteks üllatas, minule jõudis see pärale esimesel päeval, kui me nüüd Khartoumist välja sõitsime ja tegime ühel turul peatuse. Siin see turg on ja vasakul pool on siis meie auto, kus me sõitsime. Ja algul lähed autost välja ja jätad, eks ole, oma rahakoti ja passi kõik sinna autosse ja siis mingil hetkel tuli pähe nagu sageli turul, et oi, et äkki ostaks midagi. Siis ma otsisin selle autojuhi üles ja ütlesin, et ma nüüd tahaks autosse minna, et ei ole ja tee autouks lahti. Tema ütles, et autouks on kogu aeg lahti. Ja oligi. Ja nii oligi. Ja mitte keegi ei muretse selle pärast, sest mingit võimalust ei ole, et keegi sulle sealt midagi võtma läheb. See on täiesti välistatud. Et see jõudis nagu pärale mingil hetkel, et see on ka üks range šariaadimaa tulemus tegelikult. Mehed tänapäeval näevad niisugused ilusad valgetes, pikkades hõlstides välja. Ja praegu nad sõidavad parajasti need on seal, nüüd mõtlen natukene, nüüd peaks tulema selle mugulviljalise, mis ta nüüd ongi, mida ühesõnaga, üks moment, kohe tuleb meelde see nimi, et selle mugulaid süüakse, aga süüakse ka tema pealseid rohelisi osi, nendest tehakse salatit. No see on ühesõnaga üks manioki liikidest. Kassava on ta nimi, nüüd tuli meelde. Ja mehed istuvad nende otsades ja üldse sõidetakse lahtisest auto peal sageli, mis on väga tüüpiline hääletamise võimalus ja siin vasakul on ka näha, kuidas sellel ühel autol on niisugune kaunistus, mis ka ei ole just Euroopas nagu näha niisugune mingi uhked tutid ja satsid ja värgid. Ja siis naised on sellised umbes, ta on nagu sunniitlik maa ja üldiselt nagu näokatet võib kanda, aga naised üldiselt ei kanna. Küll aga on väga värvilised teinekord ja seal on hästi palju erinevaid rahvaid, nad kõik kõnelevad ühiskeelena araabia keelt, aga neil on ka oma emakeel. Ja igal rahval on siis oma rahvariided. Ja need kaunistustega majad on tüüpilised Niiluse ääres, et tehakse majaseinad lilleliseks, värviliseks. Ja muidugi need palvused, need on ikka päiksetõusu ajal, siis 3 korda päeva jooksul ja õhtul päikseloojangu ajal ja seda siis tõesti tehakse igal pool raudselt. Ja ükskõik kus kohas, kui ikka aeg on käes, siis toimub. Ja nüüd jälle
õllega oli Eesti meestel probleemid, sest mõned olid käinud Araabia maades ja nad teadsid, et no raudselt peab saama kuskilt, et no mul on ju raha, mul on nii palju raha, ma saan osta ükskõik mis hinna eest seda alkoholi. Ja võt Sudaanis on nii, et ei saa, ükskõik palju sul raha on või ükskõik kus sul mingid tuttavad on, lihtsalt ei saa. Ja siis ainus variant oli siis õllesõpradele selline 0% õlu, mis on muidugi väga viisakas mark, Bavaria Hollandi õlu ja maitse oli ka väga korralik ja nii oligi, et ühesõnaga algul mehed torisesid seal mõned päevad, siis harjusid ära ja siis juba oligi nii, et noh, pole häda midagi. Ja nüüd lihtsalt mõned näod. Nägusid on, näod ütlevad rohkem kui kellegi jutt, et ainult võib-olla kommentaariks ja juurde, et need inimesed kuuluvad siis nende niiluse rahvaste hulka, et nad ei ole mitte nagu sellised päris mustanahalised, vaid nad on nagu teistsugune rass, kes seda Saharat asustavad. Aga nad on väga erinevad rahvad, väga erinevad keeled, aga ütleme näojoontelt on nad nagu umbes sellised. No, siin on lihtsalt mingid näod. Sel ilusal plikal muidugi, kui hoolega vaatad, siis on ju näha, et tal kahjuks tingud seal täisid on päris palju. Aga ilus tüdruk. Üks vana härra ja noh, nad üldiselt nagu turist on nende jaoks nagu ikka päris niisugune imelik asi. Nad ei oska nagu eriti suhtuda. Eriti nad ei tülita sind, ei kipu sulle midagi maha müüma nendes kõrvalistes paikades, aga teistpidi, kui me sõitsime kuskilt külast ikka läbi, siis inimesed tuulid majadest välja, hõiskasid niimoodi, lehvitasid rõõmsalt, et see oli sündmus. Et tuleb mingisugune võõras auto meie külasse. Et ei ole ära harjutatud ja see nüüd on minu jaoks nagu Nuubia naine kõige ehedamal kujul. Ma ei tea, kust ma selle kujutluse olen saanud, aga minu meelest on just tõeline Nuubialanna, näeb selline välja võrreldes nüüd kõigi nende teiste Sahara rahvastega. Ja nüüd natukene siis külaelust, et külasid on kahte tüüpi, ühed on siis sellised, mis jäävad sinna Niiluse äärde, kus on püsikülad ja teised siis, mis jäävad sinna Sahara avarustele ja mis on siis nagu nomaadide külad. Täiesti erinevad kultuurid, erinevad rahvad ja mõlemaid sai nagu seal vaadatud. Muide ka see paat iseenesest, mis siia juhuslikult sattus, ma arvan, oli samasugune, näiteks 300-400 aastat tagasi niisugune purjepaat Niiluse peal. Aga need jõeäärsed külad, neil on alati mingisugune pisikene kitsas riba seda rohelust ja sealt taga algab siis juba lõputu kõrb ja siin käib alati võitlus iga jalatäie maa pärast ja see pilt näiteks ongi tehtud ju siit tüüni pealt. Tüün kahtlemata praegu liigub nende lähemate aastakümnete jooksul kogu aeg sinna jõele lähemale ja sellepärast jääb seda maad vähemaks, aga iga maatükk või ruutmeeter, mida üles harida saab, see siis haritakse üles. Loomulikult kevadel tuleb sinna peale tulvavesi, see toob setteid, väetab, see on ju kogu selle muistse Egiptuse kultuuri alus tegelikult, need korrapärased üleujutused, mis väetavad põldu ja nii see käib seal ka praegu
seal Nuubias ehk Sudaanis. Noh, kes seal veel on näha, mingid kaamelid ja mingid muud loomad ja hulga põllulappe. Ja põlde on hästi erinevaid, aga kindlasti nendes jõeäärsetes külades üks kõige tähtsam koht on see koht, kus on vesi. Ja vesi on alati kõigile vabalt võtta, et kui sa oled rändur, sa võid siia minna, võtta selle suure kruusi, ammutada sellest suurest savi nõust endale seda vett ja sa ei pea kellegi käest nagu luba küsima, et see on kõikidele võtta ja muidugi see on maa, kus osatakse hinnata iga tilka vett. Ja siin on teda külluses, et selles mõttes see niilus on ikka tohutu väärtus. Ja siis kõige tähtsam sõiduriist on tänapäeva Sudaanis kahtlemata see eesel. Eesliga ratsutavad mehed, naised, lapsed ja see on ka koormaloom ja ühesõnaga veab ka vahel vankrit, aga vankrit pole mõtet vedada, sest teid eriti ei ole. Aga siis ratsutatakse küll seljas ja vahel näed ikka kohe terve meeste vägi on kõik nagu ratsarügement eeslitega liikumas, igaüks istub seal nii nagu ta oskab, mõni toetab jalad nagu selle eesli kaela peale, mõni kõlgutab jalgu ühel pool niimoodi rõõmsalt ja ühesõnaga eesel väga tihti antakse talle siis veel kannaga jõudu, siis ta läheb nagu turboga veel ka edasi, siis see mees rappub seal nagu viljakott seal üleval, aga ega ta alla ka ei kuku. Ja see on ilmselt nende jaoks kõige nagu sobivam transpordivariant siis, mis üldse mõeldav on. Et kaamel on ikka rohkem rikkamehe oma autost rääkimata. Ja siin käib näiteks ubade koristamine nüüd veebruarikuus seal Niiluse ääres, et põllutööd nagu muiste. Ja koduloomadest on peale eesli tavaliselt kitsed ja siis ka kaamelid ja väga harva, kui on tõesti juba suurem viljakas ala, siis on ka veiseid natukene. Ja palmid on kole tähtsad, igal palmil on mingi kasutus ja üks huvitav asi, ei ole peale juhtunud, võib-olla teie teate, mina ei teadnud, et need tatlipalmid, see on nüüd emaspuu tatlipalmil, et tatlipalmi õisi tuleb käsitsi tolmeldada. Nii et see mees on seal nagu suur mesilane seal üleval, tal on kotitäis seda õietolmu ja ta ühe kaupa tolmeldab need käsitsi üle, kõik need õied. Et see oli minu jaoks päris huvitav, ma ei teadnud seda. Ja naised on ikka ilusad ja seal on nad ka väga kaunid ja niisugused ka kindlasti hästi traditsioonilise riietuse ka, nii nagu nad ikka on olnud. Ja nüüd kõrberahvad, et neid muidugi näeb harva praegusel ajal, sest ka riik ikkagi tahab suruda inimesi nagu enda kontrolli alla sinna jõe äärde elama ja kindlatesse püsiküladesse. Aga seal kõrbes neid ikkagi on, neid nomaade ja nende, ütleme see sama kaameli varustuski on ikka täpselt niisugune, nagu ta on alati olnud, mingi ikka nahk ja tekstiil ja mingisugust metalli seal eriti näha ei ole. Kaamelil kullused kaelas ja nii edasi. Ja üks koht, kus me siis neid nomaade saime natukene pikemalt nagu jälgida, olid need kaevud. Need iidsed kõrbekaevud, mis on tohutu sügavad
ja kuna see on ainus koht seal kaugel kõrbes, kus üldse vett saab, siis loomulikult sinna kogunevad inimesed. Ja valge inimene sinna minna ei või, sest nad lihtsalt näitavad sulle selgelt, et hoia eemale, et see ei ole sinu koht. Ja nendega ei oska ka suhelda, aga meie oma kohalik kiitse paremal pool seal täpilises särgis, tema siis läks nendega juttu ajama, ajas külameestega hulgaga juttu ja siis, kui olid juba enda soojaks rääkinud, siis küsis, et kas need külalised võivad ka lähemale tulla ja siis nagu lubati, aga siin on huvitav siis et näete, niisugused puud jooksevad siit kaevu juurest alla, need on selleks, et kaamelid või eeslid saaksid vedada seda nööri või köit selle veelähkriga sealt põhjatu kaevu põhjast kätte. Ja see on igavene vaev ja viletsus ja nad siis nagu toetuvad natukene nende puutükkide peale ja niimoodi jaksavad siis nagu vedada seda vett sealt välja. Ja sinna siis kogunevad päris suured niisugused inimeste hulgad teinekord ja nad viivad endale vett siis ikka pikaks ajaks endale külasse. Iga päev siin ei käida. Ja näiteks need veelähkrid, need on ikka ka väga sellised, ikka tõeline nahast lähker, aga täiesti tüüpiline veeanum seal. Neid oli seal palju rohkem kui mingid plastist nõusid. Ja siis, kuidas nad neid seal kinnitasid nendele eeslitele ja kaamelitele peale ja kuidas nad riides olid ja see kõik oli niisugune palju arhailisem kui nendes püsikülades Niiluse ääres. Hästi vaesed on nad muidugi, aga väga ehedad. Ja siin näiteks pisikene poiss praegu nagu taltsutab kaamelit. Et ta lihtsalt hoiab sealt tohelikust kinni, teeb mingisuguseid õigeid liigutusi ja see suur elukas laskub alandlikult maha ja laseb siis poisile endale selga ronida. Natuke talle ei meeldi ka see asi, aga ikkagi on poiss seal seljas ilusti ja täiesti valitseb seda suurt looma. Ja siin on jälle need kõrbenomaadide nägusid lihtsalt, nad on erilised. Palju pisikesi detaile, mis on hästi huvitavad. Kas või näiteks selle eesli sadul, niisugune puust ja ma ei tea, mis tekstiilist on seal kokku pandud. Ja inimesed on ikka hästi sellised sõrmused ja siin nendel kõrbenomaadi naistel olid vahel siis ka siis näod kaetud, aga samas riided niisugused värvilised. Ja need mustrid ja kuidagi see Sahara pruun värv, see on väga eriline. Et kas või siin samas eelmise peal selle naise riietel erinevad pruunid toonid, heledad, tumedad, aga kõik on pruunid ja kuidagi sellised, minu meelest hästi mõjuvad. Ja see sama kitsetall ka siis niisugune sama värvi ja tema ka küll käituti üsna kodusel moel, nüüd see emand võttis tal lihtsalt kaelast kinni ja sikutas ta sinna sadulasse niimoodi. On aeg minna ja kitsetal peab kaasa tulema ja ongi minek. Et nende inimeste kohta ma küsisin ka, et millest nad siis elavad või kui nad ju põldu ei ole ja nad pidid olema siis nagu sellised logistikarahvas, et nagu uurivad ümbritsevatest küladest, et kellel midagi kuskilt vaja on, siis korraldavad niisuguse karavani
sõidavad kuskile suuremasse linna ja siis vahetavad seal kaupu ja toovad siis jälle neid vastu, mida siis kohalikud püsikülad nagu soovivad. Et see pidi olema nendel üks niisugune tähtis äraelatamise viis. Kahtlemata nad meie mõistes pöörasid vaesed, kõik Sudaani inimesed on vaesed, aga need nomaadid, need on ikka eriti, et rasvumise muret neil ei ole ja liigsöömise muret. No et siin nad nüüd läksid, aga pilte tuleb ikka veel ja veel, võib-olla teeksin äkki sellist Aafrika trummide häält.
see on väga tore küll, kui tuisusest Eestis põrisevad Aafrika trummid. Aga läheme nüüd selle Nubia nime ja mineviku radadele. Et selle pildi peal on üks Niiluse kärestik ja muidu siin Eestis võib-olla me ei mõtle selle peale, aga näiteks Nubia ajalugu on väga seotud Niiluse kärestikega. Nüüd ütleme need esimene kärestik, teine kärestik, kolmas kärestik, neljas kärestik, need on nii tähtsad nagu postid ajaloos, Nubia ajaloos, et kõigil on see peas ja kõik teavad täpselt, mida see tähendab, aga see siin on näiteks teine kärestik praegu. Ja tegelikult mida tähendas seda, et Niilust mööda ju sõideti laevadega ja kui näiteks oli sõjakäik, siis läheksid laevastikud mööda Niilust. Aga nüüd, kui kärestik vastu tuli, siis oli ju igavene jama, et siit laevaga ei saanud üles sõita. Laevad tuli vedada kaldale ja nende rullikute peal lohistada nad üle sellest kärestikust ja väga tihti sõjakäik nagu jäi sellepärast toppama, et lihtsalt ei saadud kärestikust üles. Need olid nagu, ütleme, Egiptus ja Nubia, nad on nagu siiami kaksikud tegelikult. Meie teame muidugi seda Egiptust nagu paremini, aga sisuliselt on nad väga läbi põimunud ajaloos ja me teame ka nagu kuidagi seda Niilust ja Saharat teame kõik nagu läbi egiptlaste silmade, aga läbi nuubialaste silmade on ta teistsugune, kuigi ta on nagu mingis mõttes ka sarnane, aga ikkagi teistsugune. Nii et Sudaanis vaadatakse kogu nende läbipõimunud ajaloole hoopis teise pilguga kui Egiptuses. Egiptuses võeti seda ülemjooksul asuvat Nuubiat nagu sellist metslaste maad, niisugused ohtlikud, sõjakad vaenlased, kes võivad meie piire ohustada. Aga siin Nuubia poolel jällegi vaadati asjadele umbes niimoodi, et me olemegi tugevad ja me ei ole sugugi barbaarsed, vaid me oleme ka väga sügava kultuuriga. Ja niimoodi nagu nemad ennast küll nagu viletsamaks ei pidanud kui egiptlased. Ja nüüd, kui me mõtleme selle ajaloo peale, siis ütleme, see ajalugu läheb nii kaugele sügavustesse, et see on nagu ikka, meie endi jaoks on meie ajalugu on selles mõttes väga lihtne. Muinasaeg, mis lõppes siis, kui need ristisõdijad tulid ja Henrik oma krooniku kirjutas, et sellest alates tuleb nagu juba see nii-öelda päris ajalugu, enne seda oli nagu muinasajalugu, mille kohta me teame ainult nagu midagi arheoloogiliste leidade järgi, aga see mingi 1000 aastat või 2000 aastat see siinsete alade kultuuri jaoks on mõttetult lühike aeg. Ja meil on seda nagu raske tajuda. Võib-olla ainult need, kes on tõesti väga sügavalt huvitatud olnud, ütleme Egiptuse kultuurist, nende jaoks on see teisiti. Aga ütleme siis niimoodi, et selle Nuubia niisugune ajalugu, kõige vanem ajalugu on kuskil, ütleme, 6000 aasta tagune või veel vanem. Ja seda me nägime ühes endises Niiluse harus, mis praeguseks on ära kuivanud, aga kunagi voolas seal vesi ja selle kallastele liivakivisse olid need inimesed, muistsed inimesed siis teinud oma koopajooniseid ja kaljujooniseid ja lihtsalt nende järgi on näha, mis elukad seal elasid, et need on ju kohtlemata kaelkirjakud. Et olid seal ka siis elevandid ja lõvid ja ninasarvikud ja kõik muud Rohtla elukad
ja inimesed elasid nagu palju külluslikumalt kui hilisematel aegadel. Siin on mingi hulk nendest Rohtla loomadest siis nagu kujutatud ja vasakul pool ka ju inimene, kes siin elas. Nii et see ajalugu hakkab kusagilt sealt peale. See on ka tähendusrikas Kalju joonis, sest siin on näha, et siin on laevad ja need on laevad, need on võõrad laevad, need ei ole nende oma rahva laevad, sealt kuskilt alamjooksult tulid mingisugused vaenuväed, et ka tol ajal oli Niilus juba selline, mida mööda siis tulid mingid võõrad rahvad ja võõrad kultuurid, vahel sõbralikult, vahel vaenulikult. Aga nüüd, kui me läheme siia ajalukku kuskil, ütleme, 3500 aastat tagasi. Kui me mõtleme, mis Eestis oli 3500 aastat tagasi. Igatahes siin Nuubias olid siis esimesed suuremad linnriigid ja see üks, kus me ka käisime, see tegelikult siin väljakaevamised põhjalikumad olid alles 2000-ndatest aastatest alates. Varem ei teatud suurt midagi, see on siis Kerma linn, kunagine Kerma linn. Ja praegusel ajal näeb ta siis niisugune välja, et mingisugused vundamendid, ehitiste vundamendid, näha, et siin on mingid tänavad, mingisugused hooned olnud ja seal keskel on mingisugune suurem asi, mingisugune arusaamatu koloss. Ja seda sa seal nüüd näed, mingid kõrberebased jooksevad seal ringi ja seal on palju sensatsioonilisi väljakaevamisi tehtud 2000-ndest aastatest, aga palju on veel ka avastamata, aga igal juhul on loodud siis selle linna makett sellisena, nagu ta siis kunagi oli 3500 aastat tagasi. See ei ole Egiptus, see on Nuubia. Et väga, väga uhke linnakene kõigega, mis linna juurde kuulub ja see sama koloss või ahelvarem seal keskel oli, see on nüüd siin maketi peal see valge, see oli selline kultuse hoone tegelikult. Ja seal samas kohas on siis niisuguseid sensatsioonilisi leide tehtud. Siin on siis nii-öelda mustad vaaraud. See üks nendest, kes siin näiteks pildi peal on, see valitseski kusagil seal 3500 aastat tagasi ja see oli siis Napatani kuningate sugu, kes vallutas Egiptuse ja tekkis selline riik nagu Kuši kuningriik, mis hõlmas nii Nuubia kui ka Egiptuse ja nad valitsesid pikka aega, palju sajandeid ja kummalisel moel Egiptuse ajaloos seda nagu püütakse maha vaikida. Neid kuningaid püütakse kujutleda nagu tavaliste vaaraodena, aga nad ju ei ole, nad on teistsuguse välimusega, teistsuguste peakatetega ja oma nende kuningilike rekvisiitidega. Nii et neid oli seal terve rida ja siin on näiteks üks nendest kuninga skulptuuridest, mis jäi siis pooleli mingil ajal. Aga seal oli väga palju uhkeid ehitisi, uhkeid skulptuure ja siin on siis seal samas linnas on siis ka selline muuseum, kus on siis need mustad vaaraod siis nagu, kes leiti sealt maa seest väljakaevamiste käigus, et siin neid oli midagi 13 kuningat ühte järge
kes olid siis pärit hoopiski Nuubiast. Et see on päris huvitav osa, mida siis muidugi Sudaanis kõik teavad ja Egiptuses seda ka isegi koolides ei taheta õpetada, et niisugune aeg oli, niisugune piinlik aeg. No, Egiptusel on ju iigelpikk ajalugu ja eks ta on vahel nõrk olnud, vahel tugev. Ja see Kuši kuningriik oli siis umbes selliste piiridega, nagu siin näha. Hästi suur. Mööda Niiluse kallast ta läks sinna kuskil Vahemerel Mäljele ja siis sealt teiselt poolt olid asüürlased, tegelikult olid sealt idakaldalt valitsemas ja nüüd need Kuši kuningad ja Asüüria kuningad lõid omavahel liidu ja valitsesid siis nagu koos seda praegust Egiptuse ala. Siin on muide näha ka need hästi napilt küll jõe peal need kriipsud, need esimene kärestik ja teine kärestik ja kolmas kärestik ja nii edasi. Siin on näiteks siis üks nendest vaaraode kroonimise templitest üsna praeguse Sudaani põhjapiiril. See oligi kõige põhjapoolsem punkt, kuhu me välja jõudsime. No tegelikult, kui sa vaatad seda arhitektuuri, siis ta on ju väga sarnane Egiptuse omale. Ja ka detailides on ta üsna sarnane, et need sambad ja mis seal kõik on. Muidugi üpris huvitav. Ma palusin ühte kohaliku poisikest seista sinna samba juurde. Näete, niisugune tume vari on seal, et lihtsalt natuke oleks aimu, kui suured need on. Aga et niisugune tempel on sellisena säilinud 3500 aastat ja ikka veel midagi sellest järel on, see on ju omamoodi huvitav ja kummaline. Et siin näiteks on siis tüüpiline samba peale tehtud kujutis, kui Vaarao on siis vangistanud oma vaenlase rahva kuninga ja siis sellel on siis nagu käed selja taha seotud. Ja õhtusel ajal see tempel muutus kuidagi väga müstiliseks, kui see päike hakkas loojuma ja meile räägiti üks lugu, ma ei tea, kas see on tõsi, aga lugu oli hea. Et ühesõnaga, et siin toimusid väljakaevamised, igasugused ekskavaatorid, traktorid, möllasid, arheoloogid, arvutid, värgid, kõik. Ja ühel hommikul tuldi vaatama, traktorid, buldooserid, kõik seisavad, ühtegi inimest ei ole. Inimesed on kadunud, kõik töövahendid on maha jäetud. Ja lugu oli siis selline, et neil aegadel vaaraod ei maetud mitte püramiididesse, vaid maa alla kusagil salakäiku. Ja väga tüüpiline oli see, et niisuguse väga uhke templi juures, kus oli ka vaaraode kroonimisi toimunud, et sealt läks mingisugune salakäik kusagile maa-alusesse hauakambrisse koos kõigi varandustega ja et seal kõrval ehitati parajasti teed ja siis see tee-ehitus jõudis nagu nii kaugele, et kogemata sattuti selle hauakambrile ja siis muidugi need kõik, kes seal juures olid, said oma noosi ja põgenesid hirmsa kiirusega, et mitte vahele jääda. No, igal juhul lugu on hea, sellest saaks hea filmi näiteks. Aga nüüd ajalugu läks 1000 aastate jagu edasi ja hilisemal ajal siis jälle Egiptus sai iseseisvaks ja see Kuši kuningriik tõmbus kokku ja siin neil omavahel käisid seal ikka sõjad vahet pidamata ja need Kuši kuningriigi pealinnad muutusid ja iga pealinna juurde rajati siis jälle uhkeid
ka näiteks püramiide ja hooakambreid ja kõike muud. Ja näiteks siin on üks hilisemaaegne pealinn, see oli Meroe. See oli siis praegusest umbes 1000 aastat tagasi. Siis seal veel ikkagi põhimõtteliselt Kuši kuningriik oli alles, ta oli palju väiksemaks jäänud, aga see linn, kus see kuningas elas, see oli ikkagi väga suurejooneline, siin oli lihtsalt makett sellest. Ja seal varemetel me käisime ka ringi. Need olid siis näiteks Nubia pealinnade väga tüüpilised skulptuurid. Nad kujutasid siis selliseid krussis karvalisi jäärasid suurte sarvedega. Et see on midagi väga Nubiale iseloomulikku sümbolit ja neid oli siis ikka palju seal 100 kaupa. Ja kõik kõik, mis alles on, see vähene, mis alles on, see mõjub ikkagi väga, väga suurejooneliselt ja uhkelt. Ja öeldakse niimoodi, et Sudaanis ehk siis Nubias sa näed Egiptust rohkem kui Egiptuses. Lihtsalt asi selles, et ta on jäänud niisuguseks nurgataguseks alaks ja seal on lihtsalt säilinud paremini kõik see muistne kultuur kui praeguses Egiptuses. Nii, et siin on näiteks ka tüüpiline pilt jälle, kuningas Vaaro on alistanud ühe võõra rahva kuninga, parajasti hoiab ta juukseid pidi ja käes hoiab ta mõõka, et tal siis pead maha lüüa parajasti. Siukene tegelikult ka Egiptuse ütleme nende bareljeefidel üsna sage kujund. Ja mulle eriti meeldis üks Nubia kuninganna, kes on siin siis vasakul pool on tema hauakambri peal see bareljeef, kus ta on maetud ja paremal on siis nii nagu teda siis kujutati. Ta oli hästi sõjakas ja ka võidukas, ikka tõeline Amazonide pealik ja ta suutis isegi teha eduka sõjakäigu Egiptusesse. Neil aegadel oli Egiptus kuulus Rooma impeeriumi juurde. Siin on tema ühe nagu tähtsama templi jäänused, mille juures me olime. Ja siin räägiti meile seda lugu, näete see sama koht, kus me praegu just vaatame, siin on nagu näha nagu värava moodi asi ja nagu trepi mademed siin samas keskel. Ja siis nende Nubia käsikirjades oli kirjutatud, et see kuninganna lihtsalt läks sinna Egiptusesse, lõi kõik vaenlased puruks, ka Rooma legionäärid, kes neile vastu hakkasid. Ja siis et nagu lihtsalt nagu nii-öelda kättemaksuks ja selle näitamiseks, et me oleme tugevamad kui teie, võtsid nad siis kaasa ühe Rooma imperaatori, oli vist Julius Caesari pronkspea, siis skulptuuri ja tassisid selle siia ja see kuninganna lasi panna selle sinna oma trepi alla. Ja mõte oli siis selles, et iga kord, kui ta läheb templisse nagu rituaale pidama ja pallusele, siis ta astub sellele Rooma imperaatorile pähe. Et niimoodi siis näitab oma üleolekut. See kõik tundus nagu niisugune tore jutt küll, aga inglased kuskil umbes 20 aastat tagasi siis korraldasid siin välja kaevamised ja leidsid selle läve alt, kivi alt selle kuju. Ja ongi see pea, pronksist pea. See on praegu Londoni kuninglikus muuseumis, aga see on siis selle Nubia kuninganna üks niisugune trofeesid, mille ta sealt ära tõi sealt Egiptusest, millest muidugi Egiptus jällegi midagi teada ei taha ja mäletada ei taha. Ja veel on üks väga tähtis koht, Jebel Parkal. See on
umbes nii nagu vanas Antiik-Kreekas oli Olümpos. Välimuselt praegusel ajal näeb ta niisugune välja. Mingisugune täiesti lagedas kõrbes, lihtsalt üks niisugune suur monoliit, kivimonoliit. Noh, vaatad, et mis seal ikka, ma olen ennegi näinud ja uhkemaidki monoliite maakeral, aga ütleme, kultuuri poolest oli see tohutult tähtis koht. See oli väga püha mägi, on siiamaani sudaanlastele ja ta on olnud pärast seda nii-öelda Egiptuse aegu, ta on olnud ka püha mägi kristlastele ja nüüd ka püha mägi muhamedlastele. Ja siin selle sama koha peal, kui me käisime ümber selle suure monoliidi ja siis mina sinna otsa ei viitsinud ronida, aga mõned meist ronisid sinna üles ka, niisugune täiesti tasane platoo, niisugust kummalise välimusega moodustis. Aga et ühesõnaga seal nüüd, kui me läheme ajamasinast tagasi kuskil jälle 2000–3000 aastat, siis nägi ta selline välja, see koht. Et see oli siis ka pühapaik, see oli vaaraode kroonimise tempel ja selle nagu käsikirjade järgi kogu selle mäe lagi oli üle kullatud, et ta säras siis päikse käes kuldselt. Ja siin olid siis jälle valitsemas need Nuubia kuningad, nende näiteks see, mis säilinud on üks nende selliseid sümboleid, see oli kobra. Et kui vaaraode mütsidel, kes on pärit sealt päris Egiptusest, nendel ei ole kunagi seal mütsi eesosas etteulatuvat kobrat. Aga selle järgi sa tunned ära, et ta on Nuubiast pärit, et siis tal on kobra, sest kobra oli väga kõige tähtsam olend, ütleme väeolend nende jaoks. Päikesele lisaks päike oli ikka kõige tähtsam muidugi. Ja seal samas mäe sees on siis ka hauakambreid, kuhu sa saad vaatama minna ja siin on ka näiteks selle vasakult nüüd teise või selle keskmise vaarao mütsi peal on ka see kobra kujutatud. Aga kristlus, et millal see kristlus tuli, kristlus tuli kuskil, ütleme, mõnisada aastat, 800 aastat pärast meie aja arvamist jõudis ta siia Nuubia aladele. Ja jällegi tekkis kristlik kultuur sel ajal, kui meie siin paganatena metsas ringi jooksime, siis seal olid linnad ja väga uhked kirikud koos oma maalingutega. See siin on siis üks nendest, selle koha nimi on Vana Gondola, niisugune koht. Ja seal on poolakad teinud väljakaevamisi viimastel aastakümnetel ja leidnud jälle väga sensatsioonilisi leide. Siin on näiteks siis üks lihtsalt maa seest, maa-aluses pühakojas seinale tehtud maaling, väga, väga kõrgel tasemel tegelikult. Ja see Vana Gondola, ta on seal Niiluse ääres, pealt vaadates näeb ta umbes niisugune välja, see eriti midagi just säilinud ei ole. Põhiliselt hävitustööd tegid siin muhamedlased, kui nad tulid, aga jällegi selle koha peal oli kirik ja nüüd siin on jälle rekonstruktsioonina siis selle sama koha peal siis, et milline ta tegelikult välja nägi, kui ta oli täies hiilguses. Et niisugune nägi see kirik välja. Väga, väga suur, mitmekorruseline, lõputul hulgal kambreid seal sees ja korrapärased jumalateenistused ja kõik see kopti kiriku
hierarhia keeruline oli seal siis nagu sajandeid toimimas. Ja siis tuli see muhamedlik aeg, praegu on ta muhamedlik maa ja muhamedlased tulid siia kusagil 1500 aastatel, selle ajani oli ta kristlik suuremalt jaolt, see praegune Nuubia. Ja need on nüüd ühed vanemad märgid nendest esimestest muhamedlastest, mida meie nägime, võib-olla kuskil on veel vanemaid, aga need on siis hauakambrid, muhamedlaste hauakambrid ja need on pühakute hauakambrid. Ja kummaline oli see, et see muhamedlus tuli siia suurelt jaolt rahumeelselt. Siin oli küll ka selliseid sõjakaid kaliife ja juhte, kes püüdsid seda maad vallutada, aga nagu niisuguse islami sõnumi levitajad olid sellised pühamehed, kes tulid lihtsalt palja käsi ja hakkasid umbes niisugust juttu rääkima, et tegelikult kristlus on vaadake ise, et elavad seal oma kullas ja karras ja teie olete nii vaesed, aga vaadake, meie oleme ise sama vaesed kui teie ja meie põhimõte on see, et inimesed on nagu võrdsed ja et kõigil on võrdsed õigused ja kõik inimesed on oma olemuselt ainult alluvad suurele Jumalale ehk Allahile ja mitte kellelegi teisele ja see jutt sobis inimestele väga hästi ja siis need pühamehed ise siis maeti sellistesse hauakambritesse ja minu poeg, kes juba jõudis seal ühes hauakambris ära käia, siit ta nüüd tuleb parajasti, ega sinna hästi ei tohi minna, aga noor inimene tahtis ikka nagu välja uurida, mis seal on. Ütles, et ega seal mitte midagi ei olnud, et täiesti mingi tühi, pime ruum, nahkhiired ripuvad pea alaspidi igal pool ja kole sükene nahkhiire koanohais on ja mingisugune tagasihoidlik kivikirst seal keskel. Ega seal muud ei ole, aga ühesõnaga sellest ajast alates on siis põhiliselt see Sudaan olnud muhamedlik maa ja me käisime siis mõnedel niisugustel tähelepanuväärsetel sündmustel, mida ka ma mujal maailmas ei ole näinud. Nimelt on seal sufid, on seal üks selline niisugune põhiline, kõige auväärsem islami liikumine. Sufid on sellised kerjusmungad või sellised mungad, see sufi kultuur on islamis hästi vana, aga põhimõte on see, et nemad ei vaja mingisuguseid vahendajaid, mingisuguseid imaame, mošeesid, vaid nad saavad otse sideme Allahiga ja saavad sõnumi temalt ja selle tõttu on nad ise puutumatud ja nad on väga autoriteetsed. Ja nad korraldavad sealsamas Khartoumi lähistel selliseid reedeti, reeded on ju see kõige püham päev, selliseid rituaale. Enamasti on valgetel ja kristlastel neil keelatud osaleda, aga ühel on erand ja sinna sa võid reedel siis kohale minna, kui sa tead, kuhu minna ja kui sul on kohalik teejuht, kes sind sinna viib, et keegi seda ei reklaami. Aga sind ei aeta sealt ära ja see toimub muidugi vanal islami kalmistul. Ümberringi on hauad ja see käib siis niimoodi, et inimesed kogunevad sinna ja üks asi, mida ma pean tunnistama, et tohutu sõbralik suhtumine oli seal. Et paljust sa ei saanud ise aru, mis seal toimus, aga inimeste suhtumine oli äärmiselt sõbralik ja niisugune südamlik, ma ütleksin. Ja siis me seal pidime nagu ringis seisma, sinna keskele tekitati niisugune plats ja siis need rohelistes rüüdes tüübid, need on siis need mungad ja need siis hakkavad seda nagu üles soendama, seda rituaali. Et rituaal seisneb selles, et
et aetakse ennast siis nagu tantsu ja lauluga ekstaasi. Ja noh, kõik need rohelised, need on siis need mungad. Olid ka muide paar nunna, täiesti selgesti ka naised rohelistes. Ja siis nad niimoodi, seal niimoodi plaksutavad, rütmis käsi, löövad trumme ja siis käib see viirukiga mees seal ringi ja siis ajab nii-öelda kurjad jõud eemale ka meie kehalt ja meie ümbert. Väga sõbralik, kõik on õudselt sõbralik ja pildistada tohtis täiesti avalikult. Ja siis nad hakkavad niimoodi tantsima seal. Tantsivad meie mõistes kuidagi muidugi imelikult ja riided on neil ka imelikud meie meelest. Ma ei tea, nagu mingi tilpharakad, aga iseenesest niisugused fantastilised ja kummalised näevad nad välja. Tõesti niisugused imelikud ja ennenägematud. Ja mida imelikum ta oli, seda rohkem teda nagu austati. Näiteks need olid ühed põhilised tantsijad, 2 niisugust tugevat meest, mõõgad selja peal ja siis kui need seal siis kallistasid 11 seljas niisugused riided, meil ainult klounid kannavad selliseid, aga kahtlemata olid nad ikka tegijad täiesti. Seal oli üks kummaline juhtum, et 2 sõpra siis niimoodi kallistasid ja siis tuli nende juurde üks munk, kes oli selgelt tal sülg voolas nagu suunurgast alla, ta oli niisuguse imeliku pilguga ja ta kahtlemata oli meelehaige. Aga ta oli munk samal ajal. Aga samal ajal erinevalt teistest oli ta võrdlemisi selline kuri või niisugune nagu tige või nagu kippus nagu ründama seal teisi. See oli hästi naljakas vaadata, kuidas nad omavahel suhtlesid. Et see oli hästi pikalt, niimoodi veerand tundi. Niimoodi, et need 2 sõpra, eks ole, kes nagu valitsesid ennast ja olid nagu südamlikud ja siis see parempoolne, see vihane, see siis nagu näitas oma viha, aga nad ei kõnelnud omavahel, nad ei läinud kätega kokku, vaid niimoodi nagu pilkudega ja näoilmetega ainult suhtlesid. Ja see oli hästi naljakas, siis vaatad ju, et see teine tüüp on ka vihane. Ta tegi sellepärast vihast nägu, et teine oli vihane, aga ta tegelikult rahustas seda vihast tüüpi maha. See oli ikka täitsa teatrietendus, ikka veerand tundi käis niimoodi ja lõpuks ta oma pilguga suutis selle maha rahustada, selle poolemeelse, nii et see nagu rahunes maha ja enam ei olnud nagu tige. Aga jah, siis see tantsimine läks seal niimoodi, mis nüüd juhtus? Pildid hakkasid täiesti kontrolli alt välja minema. Ja ilmselt sellest tantsurütmist, aga see tantsimine käib siis niimoodi, et nagu keerlevad, hästi suure kiirusega keerlevad enda telje ümber ja siis need rüüd, mis neil seljas on, need siis nagu kaarduvad laiali selle tantsurütmis. Ja mida vägevamalt ta siis keerleb ja mida suurema hooga, seda rohkem siis teda nagu austatakse ja hinnatakse. Ja niimoodi, et tõesti koha peal nagu paneb nagu vurr, aga pead ringi käima ei hakka, täiesti koordineeritud liigutused, metsik kiirus. Et see nagu oli küll midagi väga mõjuvat. Ja see käis just siis trummide saatel, muid pille ei olnud. Ja siis nagu niisuguse ülitäpse liigutusega nagu lõpetab oma tantsu niimoodi sekundi murdosaga ja jääb täpselt paigale. Et see oli midagi mõjuvat, et ei mingitsugust suusõnalist propagandat islami kiituseks, isegi mitte mingit erilisi palvlusi, vaid ainult selline pühameeste tants oli see põhiline, kes ekstaasi sattuvad. Aga siis nüüd kõige lõpus siis veel üks Nuubia eripära, see on siis Nuuba maadlus. Et me siis ka Khartoumi äärses külas saime seda näha, jälle pidid teadma õigel ajal õiges kohas olema, keegi seda ei reklaaminud, aga see on nüüd niisugune väga vana traditsioon. Ja näiteks
sajandeid tagasi käis see siis niimoodi nagu siin pildi peal, no see pilt on küll tehtud kuskil ütleme 1930. aastatel, aga see Nuuba maadlus ulatub täiesti tuhandete aastate taha ja loomulikult oli mehed siis alasti, kui nad omavahel maadlesid, nad määrisid ennast selle savi ja tolmuga kokku ja siis võitlesid ja loomulikult oli see siis sõdalaste mäng tegelikult, nagu ettevalmistus sõjaks, kes on tugevam, kes on kangem. Aga need reeglid, mis kehtisid sajandeid tagasi, kehtivad ka siis praegu. Ja niimoodi nad seal siis kokku läksid. Üldiselt mulle tundus, et kõik reeglid olid lubatud. Igat moodi võisid maadelda, ammustada ei tohtinud, rusikaga lüüa ei tohtinud ja muidu oli nagu kõik lubatud ja tugevad mehed niimoodi omavahel seal panevad ja kukuvad ja mürraki maha ja tolmu lendab ja see oli tundus, et üsna reeglite vaba värk ja tüübid ka vist saavad traumasid üsna tihti. Tüüpiline oli, et neil põlved olid nagu sisse mässitud, ilmselt juba viga saanud eelmistes maadlustes. Ja siis nad olid ka ennast niimoodi kokku määrinud selle, enne kui nad kokku lähevad, siis nad tõmbavad sealt maas seda liiva, tolmu ja puistavad endale keha peale ja pähe ja siis lähevad niimoodi kokku. Ja üks trikk päästis olevat see, et kui sa saad teisel kuidagi jalast kinni, et siis selle käega niimoodi jalast tõmmates, see oli üks peamisi võtteid, millega siis teine nagu pikali saadi. Aga ta alistumine oli see, et teine pidi siis nagu käega vastu liiva lööma ja märku andma, et ma annan alla, et enne mingi, et ta selja peal on, see veel ei lugenud midagi. Ja ühesõnaga edevad, väga edevad mehed. Suurima rõõmuga tuli mulle sinna niimoodi poseerima ja ennast näitama, et on ikka kõva mees. Et selles mõttes pildistada oli seal, nad lausa tükkisid kohe sinna kaamera ette. Aga juhtumisi oli see päev Eesti Vabariigi aastapäev. Ja muidugi me siis ka ei hoidnud seda teadmist vakal ja andsime teada, et me oleme eestlased ja et et meil on niisugune tähtis päev täna ja siis nagu te näete, siin keskel on Eesti sinimustvalge nende uhke Nuubia meeste ees ja araabia keelt ma küll ei oska, aga sellest ma sain küll aru, et sealt kõlaritest teatati, et siin on Estoniast delegatsioon kohal vaatlemas Nuuba maadlust. Nii et olime nagu tähtsad kauged külalised ja teistpidi tõime sõnumi oma Eesti 100. aastapäevast. See on viimane pilt. Aitäh teile. No nii, suur aitäh sulle, Henrik, ja tänavu Eesti Vabariik 100. Sulle ka sünnipäev, siis on raamatul valmis, nii et Vabariigi juubeli raamat Eesti rahvusmaastikud sulle ka juubeli puhul. Ja loodusvoote aastaraamatud meie muusikutele ja saavad kätte siis, kui nad veel pool tundi meile muusikat pakuvad. Ja tulge kindlasti ka järgmine esmaspäev, siis on Valdur Mikita autogramme andmas, aga tema raamat ostke enne ära, sellepärast, et selleks ajaks võib ta juba otsas olla. Aga autogramme saate siis järgmine esmaspäev võtta temalt või kui homme teil raamatnädala aeg on siis läbi tulla, tulge läbi. Ja Loodus Omnibus on esimest korda raamatuletiga väljas, nii et kindlasti tulge külastage meid ja tehke meist kõige populaarsema raamatulett siin raamatukogus.
nii, suur aitäh, Janek Samberg ja Kristjan Jõemägi.